See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on tagasi, stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja külalisena kohal Ronald Liive, endine kolleeg, täna toimetab Eleportis elektriautode laadimise teemadega. Ja Ronaldi kutsusime põhiliselt siia sellepärast, et ta tegi järjekordse katse enda peal, kuidas on sõita elektriautoga umbes -30 käes ja natuke väiksematel, soojematel temperatuuridel, ehk sõitis Škoda Enyaq'iga Lapimaale. Et päris igat sellist elektriauto reisi enam nagu ei kajastakski, sest neid autosid on palju, sõidetakse palju ja see nagu nii-öelda soojal suunal tundub juba täitsa tehtav. Aga kes tahaks minna elektriautoga Lapimaale? Ma täpselt ei tea, aga Ronald tahtis. Õigemini, ma andsin siia praegu sellise häälestuse, et mina ei läheks, tema läks ja räägib, kuidas läks. Aga võib-olla natukene alguses laiemalt, kuna Ronald seal skeenel tegutseb, et kuidas sa näed selle aasta 2025 elektriautode müüki olukorda Eestis? Mida ennustate? Tere, suured tänud kutsumast. Ja võid ise ära öelda ka, et kas sa ennustad kui Ronald Liive või ennustad kui Eleporti töötaja? Ei, ma olen siin ikkagi, ma ütleks rohkem, et lihtsalt selline elektriauto entusiastina hetkele, et mingit reklaamtööd ma ei ole siia tulnud tegema, et kõik kuulajad võivad rahulikult kuulata nagu päris juttu, päris elektriauto omaniku juttu, kuidas on siis ikkagi Lapimaale sõitmine. Ja kõik see. Sest Soomes ju Eleporti laadid ei ole. Ei ole, nii et see on tõesti aus. Meie see ettevõte, kus ma praegu töötan, ei tegutse Soomes, nii et täiesti. Ja kasutasin muide ühte ettevõtet, mis on tegelikult nii-öelda meie konkurent siin piirkonnas. Okay. Nii et, on ainult halbu sõnu selle kohta? Ei ole, aga ma sain aru, et jõuame natukene hiljem sinna. Ja, räägime sellest reisist pärast praegu natuke, ütleme, räägime soojaks ennast. Räägime soojaks. 2025. No, olles mõne automüüjaga siin rääkinud ja kuulanud muud moodi maad, siis mina olen väga positiivsetes nii-öelda toonides seda, mis nüüd hakkab kõik toimuma, ikkagi Eestit vaadates siis see automaksu teema, kui inimesele ikkagi lajatatakse see silme ette nüüd ära, et võt ühe selle sisepõlemismootori auto arvele võtmise eest sa pead maksma nii palju ja see elektriauto eest, no väikene summa, mis see tuleb. Sest me tunneme... Palju sinu Enyaq'i automaks on? Mul vist tuli kuskil mingi 300 eurot aastamaks. Nii palju? See on ju 2... Kas ta on siis ta täismassi pärast või? Oota, võib-olla ma valetan nüüd. Ma mäletan, ma korral logisin sinna maantee... Toyota Hiluxil on 2 korda väiksem. Ahah, kuidas tal see väiksem on? Aga ma tean seda, et autogeenus on N1. Just, autogeenus on väga hästi seda kõike kajastanud ja seal on nagu ju puudujääk, et mida meie seadusandja peaks nüüd vaatama, et nii-öelda kuidas saab sellest mööda minna või kuidas mitte maksta nii palju siis seda maksu. Kas see on sinu autonumber? Ma lihtsalt... Nii, Ronald sisestab oma autonumbri, siis me saame kohe vaadata... mida ütleb Maksuameti kalkulaator. Kas see Maksuameti kalkulaator saadi ka nüüd niimoodi tööle, et see on nii-öelda annab sama tulemuse nagu see Transpordiameti oma, sest et mingi hetk oli... Nad on jätkuvalt erinevad, sest Maksuameti oma näitab sulle terve aasta summat, Transpordiamet näitab sulle selle kuupäevaga, et Transpordiameti omal sa pead ise minema panema kuupäevaks 31. detsember 2024. Jah, ta muidu näitab proportsionaalselt seda osa. Nii palju sul oli automaks? Nii, tuli välja, et ma tõesti valetasin siin mikrofoni ees, valetasin, ütlesin mingi 300. Sa võitsid just 150 eurot. 153 eurot kopikatega midagi sealt tuli ja nii, et väga väike ju. Ja olles teinud seda, mida Geenius on ju siin aastate jooksul oma lugejatel soovitanud ikkagi 3. sammast, toetanud väga jõudsalt, siis nii palju, kui mina aru saan, siis kui maksutagastuse periood on, sa saad sellest ju oma automaksu nii-öelda ära tasuda. Et igati lihtsaks ja loogiliseks on selles vaates see tehtud, aga ma saan aru jah, et siin on muid teemasid üleval. Et... Registreerimistasu on 485, aga see on see täismassi pärast, et seal ta ületab sulle... Aga kui sulle öeldaksegi, laetatakse, et ütleme jämedalt 500 eurot mingi see elektriauto arvele võtmise eest versus 1000 euroseid sisepõlemismootoriga auto eest. Hilux oli ka aastamaks on odavam, aga registreerimismaks oli vist 1100, midagi sellist. No nii, ühesõnaga, et
natuke näete, et see asi, ma ütleks ka, et see elektriautondus on nüüd tohutult kraavi sõitnud, see on lihtsalt nagu ta Eestis enam-vähem niimoodi flatline'is, natukene siin detsembris võib-olla oli langus. Euroopas, siin enne saadet tulid just Euroopa automüügi tulemused 2024 ja seal on kokku aasta lõikes oli 5,9% langust ja seda põhiliselt vedas nüüd aasta lõpp ja Saksamaa ja Prantsusmaa, kus Saksamaal osteti 38% vähem elektriautosid kui 2023 sügisel või siis nagu aasta lõpus. Kui me vaatame Baltikumi üleselt ja läheme nüüd ajas tagasi natukene üle kuu aja või umbes täpselt kuu aega, kui Leedus avati Tesla esimene ametlik siis hoolduspunkti esindus ja vaadates Eesti, Läti, Leedu statistikat, siis mis on kõige populaarsem elektriauto? Tesla. Ja seda ta on praegu olukorras, kus sa pead selle kuidagi Saksamaalt tooma või kuskilt mujalt on ju selle kasutatuna, meil on siin olemas neid auto edasimüüjad, kes nagu selle protsessi suurema vaeva teevad sinu eest ära, aga just selles mõttes, et hetkel ei ole, kuni siis selle kuupäevani ei olnud sellist head hoolduspunkti teenindust olemas, et sa lähed sinna Helsingisse päevaks, et mul endal perest on ka võtta inimesi, kes omavad Teslat ja see on nagu, mina ei saa aru, kui mul nagu inimene kirjutab, et kuule, ma lähen nüüd päevaks, lähen sinna Helsingisse, mul on vaja teha mingi üliväikene asi ja siis mul issand jumal, et nagu jätta kogu oma Helsingisse minna. Ja jätta kogu oma pere, oma töö ja asjad lihtsalt auto pärast mingi selline asi. Nii, aga nüüd on Leedus on olemas, asi läheb lihtsamaks ehk. Sa lähed päevaks Leetu või? Lähed päevaks Leetu, jah. Aga tegelikult siin on üks asi veel tegelikult selles samas Tesla asjas, millest me oleme varem rääkinud ka, on ikkagi see sama Musk ise ja Trump ja kuidas ja nad hakkavad tegelikult positsioneerima. Ütleme, täna on selge, kes on oma otsuse juba teinud, aga mis just tänasest päevast uue USA presidendiga, et kuidas läheb edasi, mis otsused, kuidas see Musk ja Trump hakkavad seal tandemina või mitte mängima ja kui palju see, hakkab, keskmist eestlast, kes võiks elektriautot osta, seda nagu mõjutama. Täna mina oskab küll nagu midagi öelda selle kohta. Mina arvan, et kasu nüüd seal, see on nüüd, mina, kuidas ma ütlen siis, arvan, et see on, kas ei juhtu eriti midagi või see ikkagi kukub või on arvad, et meil on nii palju inimesi, kes on nagu, et nüüd ma ostan küll elektriauto, sest et Elon ja Trump on koos nuppude taga või? Ma arvan, et kui neil läheb samamoodi edasi, Tesla on ju väga hästi, Ronald ütles ju, kõige edukam, kõige rohkem müüdud elektriauto Eestis, et selles mõttes, kui läheb samamoodi edasi, on ju väga hästi. Pigem mina näen seda sellisena, et ma rõhutan, see on minu isiklik nägemus, seisukoht, et vaadates Lääne-Euroopa pealt, kuidas seal on elektriautode müük on läinud, millised on seal need populaarsed mudelid ja paratamatult on seal nii-öelda kas just kõige populaarsemad, aga ühed kõige populaarsematest on Hiina elektriautod, näiteks BYD, mis on ka nüüd ju meie turul on olemas, ehk siis turul on kliente, keda ei häiri ühe või teise osapoole mingi poliitiline maailmavaade, tema tegevus, millisest riigist ta on ja kõike seda, kui väga kontrollitud nad on või nad ei ole. Ehk inimene lihtsalt nii, nagu meil selle automaksu puhul, nad vaatavad oma rahakoti pealt, kui nad näevad, et see on nii palju soodsam. Ma saan siit lihtsalt nii palju soodsamalt, nagu nii palju rohkem autot, nad lähevad sinna ja neid ei huvita kõik see muu asi. Aga ma nüüd intrigeeriks, et selles mõttes elektriauto ikkagi on natukene veel kallim ja ütleme, et äkki ikkagi need inimesed, kes on väga palju seda tahtnud ja kellel on see raha olemas, on selle ostu ära teinud. Et kus me oleme selles küürus, kas sa arvad, et selles küürus me oleme veel seal, kus on veel ruumi nagu veel kõvasti nende samad inimeste pealt minna või mitte? Ma arvan, et siin räägime lihtsalt Eesti põhjal, meil on väga palju veel minna selles mõttes, et ja ma arvan, et selline suurem huvi ja suurem ostulaine on alles tulemas, umbes täpselt tegelikult eelmise aasta kevadel ma käisin ka ju siin saates, rääkisin sellest suurest Eurotripist ja asjast ja siis ma tõin ka selle näite, mida ma olen ka pärast igal pool toonud, et kui me vaatame, millised autod meil nagu tänavatel sõidavad, millised uhked, uued sõidukid on, inimesed on harjunud iga 5 aasta tagant, osad isegi veel tihedamini autot vahetama, nad on sellised kõrgem keskklass, neil on seda raha, nad maksavad iga kuu seda liisingut mingi kindla summa, pluss sinna otsa
no teine sama palju ei ole, aga pool võib olla sellest siis kütuse peale, kui sa nii-öelda summaarselt paned need kokku, sa saaksid suurem enamus neist kõigist, nad võiksid seda elektriautot juba täna endale osta ja nad nagu rahalises mõttes nad ei kaota mitte midagi. Ja ma olen realist, ma ütlen ausalt, et sellist nagu mingit suurt võitu, kui sa oled selline inimene, kes iga 5 aastaga seda autot vahetab, noh, sul väga suurt võitu ei tule. Jah, sul tuleb selles mõttes võit, et kui sa saad kodus laadida, aga lihtsalt summaarselt, kui sa võtad oma liisingu, oma kaskod ja asjad, see tuleb nagu enam-vähem see sama kulu kokku. Natukene veel ikkagi asja huvitavaks teha, siis tegelikult isegi kui elektriautot pead kõrvale jätta, siis minul on ikkagi suur, ma isegi kasutaks võib-olla sõna isegi hirm. Ja see hirm just selles mõttes, et see aasta, ma arvan, läheb ikkagi nende autode müügiga läheb üldiselt väga kehvasti. Sellepärast, et kõik need maksutõusud, netopalga vähenemised, mis automaatselt on maksumuudatustega tulnud, automaks, maamaks tõuseb ja nii edasi, elektri hind jääb kõrgeks. Et see võib-olla lihtsalt seda üldist ostmist pärsib. Et siin on võib-olla need inimesed, kes selle Exceli pealt teevad selle arvutuse ära, et neil tegelikult pole vahet ja neil on autot vaja niikuinii, et siis jah, aga ma arvan, et seda auto ostu lihtsalt põhimõtteliselt tagatakse edasi lükkama ja see asi võib-olla ka, et sa iga 5 aasta tagant liisid uue auto, see on ikka suur võit, kui sa sõidad selle 6. aasta, sõidad praktiliselt tasuta, siis pole isegi vahet, kas sul on, millega ta sõidab, on ju. Et tegelikult inimesed, ma arvan, hakkavad seda mõtlema, et võib-olla selle 6. aasta ma sõidan ka veel sellega ära. Mida mina isiklikult olen näinud, vähemalt mulle on selline mulje jäänud või on tundunud, inimesed on tegelikult rohkem rohelisema mõttemaailmaga ja nad ei pelga enam nii palju neid, seda on naljakas öelda jah, et nad ei pelga kasutatud autosid, sest kasutatud autosid on kogu aeg ostetud, aga meil on lihtsalt mingi seltskond, mingi grupp, kes on harjunud lihtsalt uut liisima kogu aeg pidevalt, aga nende puhul kui ma nendega nii-öelda üks-ühele vestlusi pean, siis ma nagu näen, et nemad on ka nüüd nagu mõtlevad, et aga ei, ma ei osta järgmist, jah, ma ostan elektriauto, aga ma ei osta uut, vaid ma ostangi kasutatuna. Ja ma arvan, et üks põhjus, miks sellist otsust on väga hea ja lihtne teha, on see, et enamus autotootjaid annab sellele auto akule väga pika garantii. Minu autol on 8 aastat see garantii, 160 000 läbisõit, mul on praegu 80 000 on pea täis seal, nii et mul on seal varu küll ja veel. Et isegi kui ma müün selle edasi, siis uus ostja saab olla nagu, tal on kindlus on olemas. Kasutatud autodel, seal on teatud point, sest see langus on olnud päris suur, eriti kallimaks autodel. Ma tean, üks Ameerika ajakirjanik just alustas katset, et tal oligi, sai eelmise auto liising läbi, tükk aega seal muidugi saates nagu me siin, eks ju, arutama oma elu ka, et mida edasi, et millise auto ta peaks ostma. Aasta otsa oli tal 93. aasta Bentley, ta tegi katset, et kui palju kulusid, ei olnudki väga palju. Ja nüüd ta läks ja ostis põhimõtteliselt Ameerika sellel hetkel, kui läks, kõige odavama Porsche Taycan Sport Turismo 4. See oli esimese põlvkonna oma, et tal on vaja seda igapäevaseks seal LA-s sõitmiseks. Et linnalangus oli 50%, et ta sai sisuliselt umbes 65 000-ga, sai 25 000 miili läbi sõitnud Porsche Taycani. Et see kasutatud autode hinnalangus võib nagu seda kasutatud elektriautode müüki tõsta küll. Mul oli korraks selle Hiina, et see Saksa või mingi ostja, kellel on suva sellest poliitilistest põhjustest ja tema ei vaata seda komparteid, aga autod ju ikka vaatavad. Minu arust see, kes Saksamaal ostab ikkagi Prantsuse auto, on ikka kergelt nagu reetur, eks ju. Ja nüüd sa siis sõidad, ma vaatan, seda sama BYD Eesti lehekülge. Andmete kõige poolest BYD Dolphin võiks olla Hyundai Kona, selle soodsama versiooni konkurent. Hinnavahe on 4000 selle BYD kasuks. Aga me ei tea sellest BYD-st mitte midagi. Ja ma ei räägi poliitiliselt, ma ei räägi nendest andmetest, mida ma räägin sellest, et kas mul kukub midagi seal autos, kas ma pean kogu aeg käima. Kas sina ostaks, sina oled selline natuke nagu... See on, ma juba eelnevalt, ma üritasin vastata sellele küsimusele, mitte nagu otsesõnu öeldus, aga tundub, et ma pean ütlema otsesõnu ikkagi. See on minu isiklik seisukoht. Ma rõhutan, minu isiklik. Mina ei osta endale BYD-d ega ühtegi teist elektriautot, mis on sealt riigist pärit. Okay. Ei, mina mõtlesin praegu nagu just, et
aga see on ka põhjus, kas ma olen nagu... aga mina, no lihtsalt see on minu mõttemaailm, mina olen nii-öelda mingised tõekspidamised on mul olemas, mille järgi ma nagu nii-öelda elan ja kui nii-öelda see nivoo või see lävend on minu jaoks on ületatud, siis ma ei hakka üldse nagu vaatama, sest et mis ma seal ikkagi lähen ilastan, vaatan, seal, ma ei tea, lähen laadjasse, see on 400 kilovatti, kohe tuleb nagu alati nagu, no aga mida, kui ma olen otsustanud, ma ei osta seda, siis ma ei osta seda, ma ei hakka nagu selles mõttes. Aga no lihtsalt ma toon sulle lihtsalt selle näite, et kui ma nagu neid nüüd 2 aastat järjest oma neid Eurotrippe olen teinud, siis nagu see ongi kuskil poolest Saksamaast alatest, ma ei taha Saksamaad ära poolitada, nagu siin tehtud on kunagi. Tegid seda ikkagi? Siis on näha, kuidas nagu neid Hiina elektriautosid tuleb. Ja minu jaoks oli see kummaline, et kui ma sõidan nagu Brüsseli tänavatel, kus see nagu, kõik meie Euroopa nagu kõige suuremad pead on koos, on ja seal Ursula von der Leyen mõtleb seal välja, et oi, paneme selle tollitariifi neile peale ja siis vaatan, aga tavainimesed, neid ei huvita see on ja nemad ikka ostavad neid ja sõidavad nendega, siis seal on näha, et nagu just Holland ja Belgia on mulle kõige eredamalt silma jäänud, kui palju neid Hiina autosid seal on. Ja lihtsalt, meil on suur avatud internet. Kas teil on kuskilt jäänud silma, et keegi nuriseks ja ütleks, et oi, BYD on nii ebakvaliteetne, kukub kokku uksed, asjad, mingid kõike sellist jama. Aga sest me räägime siin paarist aastast alles, see ongi see et sa tahad oodata pikemalt. Muidugi, see peab ju mingi 5 aastat. Hea soovitus andsid inimestele. Garantii aja lõpuni, et vaatame, mis siis hakkab, kui need esimese ringi BYD-d hakkavad, eks ju, tulema uuesti turule. Aga samas, kui pikalt need on Norra turul olnud? Norras on ka tegelikult sellist kliimat, nagu meil on ju. Ma ei tea. Okei. Ühesõnaga, sina näed, et mõned autod ikkagi seast ostetakse. Ma sain aru ka seda, et elektriautode osakaal kasvab. On see, et isegi kui ütleme, et üldnumbrid ei kasva, siis elektriautode osakaal kasvab, et nii palju ma nagu Ronaldi jutust sain nagu aru. Tead, kuidas ta kasvab? Ma sain veel aru, aga lihtsalt mõtled, meie autopargist või müüdud autodest? Müüdud uutest autodest see protsent lihtsalt kasvab. No see võib küll olla. Seda, jah, sellele on raske vastu vaielda. Võt, ma ei tea, kas meil rohkem üldist, et on ju soojaks juba siin räägitud küll. Et läheme sinna jahedasse. Jaa, enne kui võib-olla lähme nagu selle päris teema juurde veel, mul on üks asi on veel ikkagi hingel, et Ronald, sõitsid Lapimaale edasi ja tagasi. Kas Soomes tee ääres on ka liiklusmärgid pikali? Jah, see oli nii huvitav ja veider küsimus, ma jooksin natukene kokku. Mina, kes ma sõidan mööda Narva maantee ääres 60 kilomeetrit, mis ma sõidan, on 100 liiklusmärki, ma ei liialda, 100 liiklusmärki, mis on natukene pikali. Viltu, mõni on täitsa pikali, mõnel on see märk horisontaalselt pikali, et ilmselgelt on ju lükatud lund ja see lumi lendab sinna peale ja märgid on ilmselgelt kehvasti maas ja need kukuvad pikali ja kõik kevadel tullakse ja transpordiamet tuleb ja tõstab need püsti. Ei, midagi sellist mulle küll sealt silma ei jäänud, et Soomes ei osataks lund lükata. Kui sa tahad veel, ma ei tea, õli tulle valada, siis võime rääkida liikluskultuurist, mis on seal... Me räägime kindlasti veel, aga mul oligi just see, et mind ennast nagu tundub nii loellased, et märgid on nii kehvasti pandud ja ma ei süüdistaks lumelükkajaid, aga lihtsalt need nii palju märke ja see on nagu lihtsalt nagu need märgid on kehvasti pandud, siis sa ei näe neid märke ja tohutu raha kulub selle peale, et need riigil, et need märgid kevadel püsti lükata. Et see on, see tundub nagu täiesti jabur ja kirplaste töö, et mida siin tehakse, et ilmselt... Hange. Mis? Ja soodne hange. Kindlasti asi, mida tasub nagu edasi uurida, et tõesti, kui üle Eesti on nagu tuhandeid ja tuhandeid märke, mis lihtsalt lähevad ümber natukese lume peale, aga okei, teame, vaata positiivselt, lükatakse lund nii suure hooga, et märgid pikali. Sa ei saa vähemalt öelda, et... Võiks märke ka sellise hooga maasse lüüa, et võib-olla... Me juba läheme teisele teemale, aga kui märkidest jutt oli, ma lihtsalt vahemärkusena ütlen ära, et selles kohalikus omavalitsuses, kus mina elan, on päris tihti niimoodi, et nagu ühel pool teed on märgid on olemas, et siin on 30 ala, aga teist pool teed ei ole. Ehk siis see on nagu väga segadust tekitav liiklejale ja ma tean, et seal on ka tehtud, politsei poolt on siis nagu trahvi tehtud kohalikele taksojuhtidele näiteks, kes siis sõidavad 50-ga, kuna seal ei ole märki, mis ütleks, et siin oleks 30 ala ja siis ongi seletatud ära, et vaadake teisel pool, et ühel pool on, teisel pool ei ole, ehk siis
ühtepidi sõidad, siis on 30, teistpidi sõidad ei ole 30 ja pärast seda on need trahvid ära tühistatud. Okei, ma mõtlesin see, et dubleeritud märgid on, et vasakul pool on ja paremal pool ei ole, ma mõtlesin seda, aga selge, sa mõtled mingit sektsioon, jah, selge, ühe poolt tulles ja teise poolt tulles. Okei. Nii, miks tuleb inimesel mõte minna Lapimaale elektriautoga? Kas oli nagu osa selle reisi eesmärgist oli ikkagi, et sa saaksid pärast nagu seda kogemust jagada? Või sa tegelikult oleks Lapimaale läinud nagu nii? See tuleb nii igav vastus, mu ämm elab Lapimaale. Okei. Sellepärast oli vaja minna ja lihtsalt ma oman elektriautot, ehk siis seetõttu oli vaja. Okay. Aasta vahetus oli vaja minna külla ämmale, et näidata ta lapselapsi. Okay. Et ei ole midagi nagu keerulist, et päris ausalt ma ei läinud nagu tegema mingit, ma ei tea, reklaami või mis iganes sellist, et aga lihtsalt Sisulooma. Jah, sisulooma. Ma muidu, ma tegin, kui niimoodi öelda, ma tegin enda Instagrami konto, mis varasemalt oli kinnine, ma tegin avalikuks, sinna ma tegin mõned storid, et inimesed nagu näeksid seda, sest et ma olen nüüd selle viimase pea aasta jooksul väga palju rääkinud inimestega, kes kas siis omavad elektriautosid või on nii-öelda ütlevad, et ma nüüd vist kohe ostan endale ja lihtsalt näha seda, et kui palju on seda teadlikkust või kui palju seda ei ole ja ka pärast seda, et kui auto on ostetud, et mida siis teatakse ja mida ei teata. No see on põhimõtteliselt need analoogsed teemad, mida ma tegelikult siin mikrofoni ees olen juba varem rääkinud, aga no ma näen, et seda lihtsalt peab uuesti kordama, et inimesed saaksid nagu ilusti aru. Lapimaa on siit Tallinnast või kuskilt ütleme, et umbes 1000 kilomeetrit on ju. 1317 kilomeetrit on minu kodust täpselt sinna kohta, kuhu mina sõitsin. Kas see on mingi selline reis, mille jaoks sa nüüd enne teed pool kuud ka mingit eeltööd ja mõtled asju läbi pikalt ja põhjalikult või on see pigem see, et mõtled läbi, et mis nüüd nagu tead kaasa pakkida sinna rohkem lihtsalt niisama asju, mida läheb vaja ja siis sa lihtsalt hakkad minema? Kui me räägime lihtsalt sellest laadimise poolest, siis... No eelkõige ilmselt on laadimise pool, mis on see küsimus? No ma olen nagu selles mõttes nagu nii-öelda halb inimene siis vastama, kuna lihtsalt ma töötan praegu selles sektoris ja lihtsalt mul on huvi selle vastu. Ma tahan näha, et mida kõik need ettevõtted, kes siis Soomes tegutsevad, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja seetõttu ma nagu vaatasin. Aga siis oligi nagu kaks huvitavat asja, mis jäi silma, mis ma tean, et on elektriautode puhul väga palju kritiseeritud, on see, et jälle peab selle äpi tõmbama. Soomes on kaks ettevõtet, millest ühe nime ma peast mäletan, teise nimi kohe ei tule, üks on Helen, mis kui sa oled turist, siis sulle jääb mulje, et sa ei saagi nende laadid kasutada mitte kuidagi. No, reaalsus on see, et tagasi teel ma ühte nende asukohta nägin, neil on kaardimakse terminal selle olemas, sa saad kaardiga maksta. Aga lihtsalt, kui sa oled turist, sa ei saa seda äppi alla tõmmata, sest ta ütleb, et seda äppi pole Eesti äpipoes olemas, ehk siis ma ei saa nagu kuidagi mugavalt vaadata, kus nende asukohad on. Okei, nende veebilehel on olemas need, aga see ei ole nagu minu jaoks nii mugav, kui oleks sealt äpist vaadata. Ja üks teine ettevõte oli ST1, Äste Ykkonen soome keeli siis, kus on muidu nagu hästi mõnusad suured laadimispunktid, hästi palju laadijaid, kõike seda, aga neil täpselt samamoodi, neil on suured need roll-up bannerid või lipud on seal, kus on see ruutkood, on skänni ruutkood ja tõmba äpp, sul on nii hea mugav, et ühe korra seod kaardi ära ja kõike, aga täpselt samamoodi, ma olen turist, ma olen eestlane, äpi poes ütleb mulle, et sellist äppi pole olemas siin. Oota, aga miks neid selliseid äppe üldse nii-öelda teiste riikide äpipoodil ära keelatakse? Miks seda üldse sellest tehakse? Ma ei saa aru, see on väga ebaloogiline tõesti, sest et liikuvus, sa peaksid inimestele nagu tagama selle ja eriti... Sa paned enda klientidele ju kinni ka ukse enda ees, et põhimõtteliselt inimesed, kes võiksid su kliendid olla. Ja eriti huvitav on see Soome näitel, kuna Soome just umbes täpselt kuu enne seda, kui mina sinna läksin, tegi elektriautode avalikud laadimispunktid on nüüd Soomes ka siis elutähtsa teenuse osa. Ehk siis niimoodi, nii nagu Eestis meil need kütusetanklad riik on mingi kehtestanud teatud tingimused, et need asukohad peavad olema 24/7 alati avatud, algab see sellest kõige lihtsamast asjast, et lumi peab olema lükatud, aga algab see ka sellest, et kui seal on mingine suurem elektrikatkestus, et ikkagi sealt sa saaksid kuidagi siis laadida, et seal peab olema mingi akupank. Ma küsin lihtsalt nüüd nagu vahele paralleelse küsimuse täiesti, mis selle asjaga seotud, aga sa sünkroniseerimise jaoks oled juba valmis, et sa oled endal juba auto ära laadinud või? Ja see on muide jälle huvitav asi, mis nagu, see läheb täiesti üle meie kõigi peade, me ei tea, mis toimub, nii et kõige lihtsam, miks vaevata oma pead asjadega, kus sina ei saa mitte midagi teha nagu.
aga seda ei ole paremat kohta küsida kui siin samas, et kuidas sa sõites, kas sa kasutad sõites, kas Google Maps'i, Waze'i või kui tark on näiteks see ENIAC-i enda sisene navi, kes teaks, et no see sama, et nüüd ma panen, sina ütled, kuule, ma sõidan sinna poole, lähme laadima, et pane aku sooja ja mida sa kasutad selle sõidu ajal? Mina kasutan lähtuvalt oma sellest varasemast kogemusest, on selline äpp nagu A Better Route Planner. Ma ei oska kuidagi teistmoodi öelda, sest see ongi selle äpi nimi. Pange Google'i otsingusse küll leiate üles, see on olemas Eesti äpipoes küll. Okay. Seda saab kasutada. Aga see funktsionaalsus, mida mina seal kasutasin, on tasuline, aga see oli kuskil 5 eurot vast kuus. Ja kuna sellist lahendust ma kasutasingi seetõttu, et minu auto ei ole nii nutikas, ehk siis ma ostan selle väikese dongli, mis läheb OBD-ssa, mis suhtleb selle äpiga ja mis suhtleb siis autoga, ta näeb reaalselt auto keskmist kulu, mis on, ma ütlen talle ette, et kuule, ma tahan nüüd sõita vot sinna kohta, aga ma tahan nagu võimalikult vähe laadimispausi teha. Kui sa näed, et mul on vajadus laadida, siis lihtsalt soovita mulle nüüd ühte laadijat tee peal ja ma saan ise nagu ära selekteerida, et milliseid laadimisfirmasid ma eelistan. Näiteks minnes sõites alt üles oligi see, et üks neist ettevõtetest Recharge, mis tegutseb üldse Skandinaavia üleselt, neil oli selline jõulukampaania või aastalõpukampaania, et 0,29 eurot kilovatt-tund, et see on nagu väga hea hind, tavaliselt seal on kuskil 35 eurot kilovatt-tund ja siis ma kasutasin nende laadid, siis ma seal läpis ütlesingi, et ma tahan ainult nende laadid kasutada. Ja mis te arvate, kas mul läks hästi või halvasti? Halvasti, kui sa nii küsid. No üles sõites läks täitsa hästi juba. Välja arvatud see, kus ma ise tegin sellise planeerimisvea, et ma tahtsin tõesti võimalikult vähe teha neid laadimispause, et nagu saaks teha need mingi 3-tunnise sõidu ära ja siis, sest peale seda 3 tundi sa oled seal Soomes, sul on, kes ei ole käinud nii-öelda Helsingist väga palju üles, siis seal ei saa kiiresti sõita, sul on 80 km tunnis on maksimumkiirus, mis on, vahest on ka 60, sul tekivad mingised pikad kolonnid, mis võib olla isegi kilomeetri pikk ja siis passid seal, sa ei saa mitte kuskile minna ja midagi nagu, ei ole nagu selline kiirtee, et nagu seda kiirteed on ainult seal Helsingi ümbruses ja suurte linnade ümbruses, aga muidu on selline tavaline vanakooli Eesti maantee, aga maksimumkiirus siis 80 km tunnis. Ja kuna Soomes on need trahvid on ka väga, väga korralikud ja tõesti liikluskultuur on hea seetõttu, sest inimesed nagu kardavad, sest see on, nende trahvimäärad on seotud nende enda palkadega, et mida rohkem sa palka saad, seda suurem su trahv on ja seal sellist kihutamisi ei ole. Aga viska need faktid ka nüüd ära, et mitu päeva sul kulus selle peale, et sinna sõita, mitu päeva tagasi sõita, palju kordi sa laadisid ja palju sul see kõik maksma läks? Laadimine maksma läks siis? Ja ma alustan lihtsamatest asjadest, palju maksma läks alt üles, ehk siis Kuressaarest alustasin ja lõpetasin sellises kohas nagu Kelon Tegemäe, mis on Rovaniemist umbes 2,5 tundi veel põhja poole. Kokku tegin 6 laadimispausi ja läks maksma 73 eurot ja 32 senti. 2600 kilomeetrit ma proovin seda. Ei, see on 1300 kilomeetrit, üks ots. Ei, 2600 kokku, ma proovin seda praegu nüüd nagu bensiini panna. Ma enne saadet tegin selle ära, ma proovisin, et Ronaldile vastu saada, ma võtsin hästi ökonoomse diiselmootoriga sõiduki, mis tõepoolest selliste Soome kiirustega, ma arvan 4,5 sajal on täiesti reaalne. Ja ma sain siis kokku 175 jagatud 2-ga. Kus sa selle 4,5 võtsid sajale? Ma ei usu. Diiselmootor saab, muidugi saab. No tegelikult sa peaksid võtma enda auto ikkagi. Miks mul sport sedaan, mis ma ei võrdle? Ei jaa, kui sa sõidad enda autoga, minu pool ka ikkagi, sa peaks võtma 7 liitrit sajale ikkagi võtma nagu võrdluseks, mitte mingi 3-liitrise diisli, 3-liitrise selles mõttes 3 liitrit sajale. No ühesõnaga... No palju said siis kokku? Mina sain 175 edasi-tagasi, Ronaldi puhul siis 150 edasi-tagasi. No jah, mingi jämedalt võttes ütleme 150. Tagasi teel oli, tähendab, kui ma läksin, siis oli ilm oli tegelikult umbes nii, nagu meil täna siin on, et mõni plusskraad võib-olla natukene miinust, et selline polnud tegelikult talveilma. Tegelikult on see, et, sorry, ma segan vahele, lihtsalt see, et see võtta hästi ökonoomne diiselmootor, see oli praegu see point, et isegi kui võtta kõige ökonoomsem diiselmootor, isegi siis, Ronaldi numbrid ka avalikes laadijates
selle arvutuse järgi tuli odavam kui kõige odavama diiselmootoriga. Ja minul on ikkagi 10-11 eurot ikkagi 100 kilomeetrit ikkagi niiviisi, et siis sinna 300 ligi ikkagi tuleb ära. Nii, ja mis ma siis valesti tegin, kui ma sõitsin üles? Valesti tegin selle, et ma olin eestlane, kes ei julge rääkida. Ehk siis ma läksin hotelli. Hästi jutukate soomlastega. Ma läksin hotelli, ma olin väsinud, ma mõtlesin, et okei, lähme ruttu lihtsalt magame ära ja järgmine päev vaatame, mis me edasi teeme. Hommikul, kui märkasin, tegin koeraga väikse jalutuse, vaatasin, issand jumal, siin oli laadja olemas, ma oleks võinud öö läbi ja lihtsalt oma auto aku täis laadida ja ma oleks saanud nüüd lihtsalt minna ju uhada 3 tundi on ju seda poolenisti mööda kiirteed siis. Aga see oli täiesti minu möödalaskmine, see hind oli seal oli ka täiesti vastuvõetav, ma vaatasin, et see oli nagu natukene soodsam võrreldes siis kiirlaadjast. Ja see oleks mulle väga suure võidu andnud just aja mõttes, aga sinna aja juurde ma veel jõuan. Aga siis oligi niimoodi, et ma läksin Neste laadjasse ja seal ma siis istusin natukene aega nii kaua, kui tal vaja oli, sest ma tahtsingi teha nii, et mul oleksid kas 2 või 3 tunnised sõidud, et ma ei väsitaks ennast ära ja kõige rohkem siis enda lapsi, et kes ei talu nii pikalt istumist seal. Ja sul oli ka koer kaasas. Ja koer ja mul oli konksu küljes oli veel selline mingi tuule selline, ütleme, mitte katuseraam, aga see, mis käib taha selle haake konksu külge. Ja, no selline suur rattaraam põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, mis õige nimi selle asjal on. Nii et see, mis huvitav oli küll see, et see mu keskmiskulu kuidagi ei mõjutanud, nii et mu keskmine kulu oli täpselt sama nagu enne, nii et eks siis enjak on piisavalt voolu ei ole. See hoidis tasakaalu siis seda auto. Just. Eks see auto oli nagu maksimum täis, et 2 täiskasvanud, 2 last, väike koer ja asju oli no tõesti, sest ämmale oli vaja viia igasugu asju ju. Musta leiba, jah. Okei, seda võib-olla seal ka. Aga muidu üks halb asi juhtus veel, siis kui ma sõitsin üles, et oligi, ma ütlesin, ma tahtsingi selle ühe ettevõtte laadijaid eelistada, kuna neil oli hea sooduskampaania, aga siis juhtus niimoodi. Mina ei saa aru, mis loogika järgi Soomes nad neid laadimispunkte rajavad, aga no mina tean seda, et Soomes on nagu pool aastat ajast on selline, kus on nagu lumimaas ja ei ole soe, aga tundub, et neile soomlastele tuli see üllatusena, sest et ühe laadimispunkti nad olid pannud mingi see kohviku parklasse, mis töötab ainult suviti. Ja siis mul oli seal, ma läksin sinna laadima ja siis ma vaatan, nii, kuulge, lapsed, tulge, lähme käime vetsus ära. Kõik uksed kinni igal pool, mis me nüüd teeme? Ja sinna laadi juurde, sest ma jälgisin stories, laadi juurde ei pääsenud ka, et see oli lausa, see oli täiesti nagu kui ta kätte mingid kinni tuisan mõisa kuskil ja eemalt paistab üks laadja. Ei see parkla oli lahti lükatud. Laadja juurde ma sain nagu minna, aga seal ümbrus kõike, et seal oligi mingi suured lumevallid ja asjad. Laadja on ka nagu täitsa lahti lükkamata. Laadjaga oli hästi selles mõttes. Ja rohkem nagu niimoodi ülespoole sõites ei olnud ühtegi ebameeldivust. Kindlasti võib teil tekkida küsimus, kui kaua ma aega kulutasin selle ootamise peale selles mõttes, et oli mingi järjekord kindlasti ei olnud. Soomes on ikka väga palju elektriautosid võrreldes sellega, mis me siin tänavatel näeme, et see kogu aeg sa näed, on need Tesla taksosid hästi palju on, sisuliselt seal oli kõik brändid esindatud ja laadijas üks kord tekkis selline olukord, kus mul siis äpp ütles, et kuuled, et seal on ainult üks vaba kohta, et seal on kokku 4 laadimiskohta, millest üks on hetkel vaba ja siis ma kartsin, et nii, et kui nüüd mina jõuan kohale ja ma olen selline, et mulle meeldib nagu see aku nii tühjaks sõita kui võimalik, sest siis ma nagu saan nagu olen ise ära teinud maksimumi, et saada laadis kätte ka see maksimum. Aga mul läks nagu õnneks selles mõttes, et ma sain sinna laadima kohe, see üks koht oligi veel vaba, aga 2 minuti jooksul 2 autot läks sealt ära, et isegi kui oleks tekkinud see olukord, et seal pean ootama järjekorras, siis ma oleksin üsna ruttu saanud laadima ka. Ma ei tea, kas see nüüd oli siis minnes või tulles, ühe korra ma ikkagi nägin, mis on ka tihti see probleem, et sul on oma plaanid ja asjad tehtud, sa tunned oma autot ju 80 000 kilomeetrit, vot seal läheb mul nii kaua, sest et ta laeb nii kaua ja siis sul oli seal 17 minutit,
kruvis peaaegu tunniks välja. Ja siin ei olnud üldse seotud see ei autoga, ei laadjaga, vaid see oli seotud inimestega, nagu päris ausalt. Sest nii palju oli see küljes või ei, nagu inimestega, kes meie autos olid, kus selles mõttes inimestega, et inimesed nagu meie otsustasime, et nagu meil kõige kauem? Et me olime kauem, jah. Okei. Ma sain aru, et see oli see, et sul oli plaan, et ma ei tea, lased näiteks X protsendini, aga siis selgus, et see lihtsalt võimsust ei ole või ei, mul oli plaan oli see, et ma olin isegi vaadanud, et selles suhtes, et laadjast kõige rohkem, mis ma kätte sain, oli vist võib-olla kuskil 100 kilovatti mingiks hetkeks korraks, et kõige realistlikum oli ikkagi üldjuhul alati see kuskil 50–70, mis siis tähendabki minu auto puhul, et siis tund aega laadimist ja siis on 0–100 ta laadinud. Aga ma ei tahtnud niimoodi teha, ma tahtsin teha niimoodi, et mul olekski, et ma lähen sinna, ma olengi ainult see 17 minutit, mis ta ütleb, mis kulubki selle peale, et ma lähen lastega välja, lähen käin vetsus ära, tulen tagasi ja kõik, me läheme. Lihtsalt siin tuleb see asi mängu, et mu kõige noorem laps on aastane ja talle seletada seda, et kuuled, et me nüüd peame minema, et tead, nuta pärast ja tee neid omi asju pärast, seda on natuke raske. Et see on lihtsalt see pool siis sellest. Kuule, aga räägime nüüd sellest võib-olla kõige huvitavast asjast, et mis see suur külm siis tegi? Palju see mõjutas sinu reisi? Sest et seda külma meil on siin ka, aga me tihti ei saa testima täpselt sellel päeval ja nii. Ja -30 on ikkagi -30 on ikkagi raju. Väga harva. Ma ühe asja juurde tulen tagasi ja siis ma räägin hea meelega sellest, sest see oli kogu minu, kui ma nüüd siis pea 2,5 aastat tagasi selle auto ostsin, kõige suurem nagu soov ja unelm ka, et kuna mul on selline võimalus nii-öelda, et Lapimäel elab ja seal neid külmakraade on, et saan nagu sinna minna. Aga üks küsimus, mis ma tean, et pärast võib tagasi tulla, kuna elektriautode huvilised on väga sellised pedandid, vaatavad, et kui sa kuskil millegile ei vasta, et milles nüüd asi on, et mitu päeva sul kulus siis. Vot, see on hea küsimus, aga siin on jälle see asi. Ma olen nagu selles mõttes halb näide, kui mul on see autos on see väike laps ja meil on see, et me jõuame, meil oligi, miks see sõit üles venis meil nii pikaks, me tegime 2 ööd Soomes, oli see tõttu, et kui me olime kella 8-9 paika õhtul, me olime kuskil Oulu kandis ja siis me vaatame, meil on nagu 5 tundi on veel sõitu, me tegelikult me sõidaks ära, aga me teame, et sellest 5 tunnist saab mingi 6 või 7, sellepärast, et kõik need ilmastikutingimused, mis seal on, me teeme selle peatuse, mis tegelikult läheb pikemaks, kui ta on, ehk siis seetõttu me otsustasime seal, et me ööbime siin ja me teeme pigem niimoodi, et me sõidame nii vähe, kui seda valget aega seal on, valges siis ära selle viimase väikese satsi, ehk siis nagu üles minnes oli 2 ööd ja alla tulles tegelikult saime 1 ööga ilusti hakkama ka. Ühesõnaga perereis, mitte ralli siis. Jaa, perereis igati, et kui teha kindlasti, ma panin Facebooki sinna elektriautode gruppi, tegin ka mingise postituse, seal mingid mehed tulid ka, et ma panen Berliini välja niimoodi, et ei tee mitte midagi ja niimoodi, tore, vahva tee, aga see ei ole nagu perega reisides, see ei ole realistlik, et kui me oleme siin, lähme nagu 3 nagu lihtsalt võtame mingise elektrika ja me panemegi eesmärgi, me tahame jõuda nagu nii kiiresti välja Berliini või kuhu iganes on ja siis ma arvan, et me teeme selle nagu tükk maad kiiremini ära. Et jah, ma tahtsin selle kohta lihtsalt öelda, et siin... Aga me ise ei suutnud järgi pidada, me olime juba küsimus ära. Aga nüüd krõbedad külmakraadid... Ja see oligi, kui ma selle auto ostsin 2,5 aastat tagasi, siis ma tahtsin ka, et nagu saaks selle külmakraadi kätte ja siis ma pöördusin ka Lapimaale. Ja siis ei olnud seal mitte midagi. Täiesti soe oli nii nagu meil siin praegu Tallinnas ka. Et ma olin nii pettunud ja siis nüüd seekord lihtsalt, korra meil käis muide arutelu alt läbi, et ei tea, kas läheks lennukiga, sest et nüüd on Air Baltic lendab ka aga sinna. Saab ka vist minna ju rongiga tegelikult. Saab rongiga, me oleme ühe korra seda rongiga teinud, rongiga, miks me ei läinud, kõik võivad vaadata, rongipilet oli ikka mega kallis, sest kui sa jätad selle nii viimasele minutile, võib-olla kui sa ostad selle pool aastat ette, saad soodsamalt, aga see oli väga-väga kallis. See on see rong, mille peale sa nüüd auto ka panna. Jaa, auto saad panna, aga kui sa ei saa, siis et sa pead olema nii-öelda
lihtsalt istuma selles jagatud vagunis, tavaline istekoht, siis see ei ole see koht, kuhu ma perega lähen, sest see rong sõidab öö läbi ja me ühe otsa, mis me kunagi niimoodi sõitsime, väga hea ja mugav on, kui sa õigel ajal satud ostma, siis nagu nii-öelda rahalises mõttes need ööbimised ja on ta siis auto laadimine või tankimine, see tuleb enam-vähem sama kokku selle rongiga, lihtsalt see ajaline võit on see, mis sa saad sealt siis. Nii, ja küsimus oli siis? Külmakraadid, väga hästi. Ma tegin mõned pildid ja videod sellest ja ma arvan, et äkki selleks ajaks, kui see saade veel eetrisse läheb, jõuan ka midagi äkki YouTube'i panna selle kohta, et kuidas tegin meelega niimoodi, et ma ei pannud autot eelsoojendama, vaatasin, et nagu näitab -30, mis asja, nagu wow, väga lahe, mõnus, mis me saame siit kätte. Lähen autosse, lähen salongi, lülitan auto sisse, kõik töötab, toimib, panen käigu sisse, ma siis räägin nii-öelda sellises keelest inimesed saaksid aru, vajutan seda pedaali ja auto sõidab. Mitte mingit probleemi pole. Nagu kõik töötas niimoodi, nagu ta töötab niimoodi, kui meil on siin 0 kraadi või pluss 30 kraadi. Võib-olla, kui hakata natukene nagu midagi otsima, siis jah, võib-olla see suur ekraan, mis seal keskel on, et see nagu oli natukene uimane. Ja ma tahtsin seda küsida, sest olen mõnikord saanud ka ikka sellised 20. lõpus või ka 30 natuke peale kätte ja ikkagi see, et ekraanid muutuvad ikkagi selliseks ujuvaks ja aeglaseks selle juures, et auto natuke võib hakata klõbisema, aga sisepõlemismootoriga, aga need ekraanid muutuvad, jah, mõtlengi, et tänapäeval neid ekraane veel rohkem, ma olen nii uhket autodega nii külmaga sõitnud. Aga see oli nagu ainult hetkeks, et siis, kui ta nii-öelda selle boot-upi ära teeb ja tegelikult mul ka ju autos ei ole midagi, mis nii-öelda seal soojaks otseselt läheb, et seal kapoti all see mootori või kuskil ei soojenda nii-öelda neid seadmeid ja asju niimoodi, et võib-olla siis lihtsalt see, kui see salongi temperatuur läks juba normaalseks, et see nagu mõjutas ka seda ekraani töötamist. Salong läheb väga kiirelt soojaks, et 5 minutiga on ta juba niimoodi, et ma saan oma jope sain ära võtta ja väga hea ja mõnus oli ja tänu sellele, et mul oli see OBD lugeja, ma lugesin ka neid andmeid, et nüüd ma siis teen seda reklaami, et minge mu Instagrami, vaadake neid stories'id, olen sinna pannud, et kus tõesti te saate vaadata, et nagu istun autosse, auto näitab -20 kraadi on siis salongi temperatuur, 5 minuti pärast on nii palju, 10 minuti pärast nii palju ja nii edasi, kõike seda. Ja hea ja mugav on sõita. Sõidulatus, mis juhtus? Hea küsimus. Nüüd on see hetk, kus ma hakkan siis, ma ei tea, vajun laiali. See, milles mind vahest süüdistatakse, et miks sa otse ei vasta. Minul sellest kohast, kus ma ööbisin, kell on Tegemäelt siis Levile see suusakeskus, mida paljud eestlased teavad, see vahemaa oli kuskil 50 kilomeetrit, üks ots siis. Selle ma sõitsin ilusti edasi-tagasi ära, niimoodi, et ma ei pea laadima ja tegelikult sinna ei veel varu ka. Ehk siis mina ütleks niimoodi, et sõiduulatust oli piisavalt, et kõik oma nii-öelda reaalsed toimetused ära teha ja veel natukene varu. Keerutad selles mõttes, kas see oli täisakuga või? See oli täisakuga. Aga mõtlengi, ei, ma ei keeruta, aga ma võin öelda sulle, et ma ütlen siis, 150 kuni 200 kilomeetrit olenevalt siis on ju, kui palju seda külma oli. 400 ligi, 350. Suvel 450, täna ma sõitsin Kuressaarest Tallinna 350 oli ja. Nii et ta kukub, aga ma räägingi, siin peab mõttemaailma muutma, et kui ma saan selle oma otsa tehtud, et kui ma võtan nagu reaalselt nagu, ma ei taha nüüd jälle oma pere siin väga palju näiteks tuua niimoodi, aga kui võtta nagu sealt, et sul ongi tööasjus on vaja teha päeva jooksul see 100 kilomeetrine lõik on ju, mida tegelikult seal nad isegi teevad isegi vahest rohkem, aga sa teed selle ära või sa jõuad sinna kohale, sul on see võimalus seal laadida, muide seal on seda võimalust, kuidas jalaga segada ja sa jõuad tagasi oma koju, kus sa saad jälle olematu hinnaga laadida. Okei, ma saan aru, et su sõnum on nagu see, et isegi kui selle suure külmaga see, isegi ütleme, kui Eestisse see suurem külm tuleb, siis sa saad oma sõidud tehtud, mitte see, et ei olegi nii oluline, et palju see langeb, vaid tõenäoliselt keskmine inimene saab oma sõidud tehtud, kui ütleme niiviisi. Just, sa saad oma sõidud tehtud ja sa ei pea muretsema mitte millegi pärast, isegi nagu see, mina tegin spetsiaalselt meelega, et ma ei pannud autot eelsoojendama. Minu auto eelsoojendab ainult salongi, mitte akut, aga ma ei teinud seda, sest ma tahtsin näha, aga mis siis saab, kui ma lähen sinna sisse ja nüüd hakkan niimoodi. Kõrval oli auto, mis oli sisepõlemismootoriga Toyota RAV4 mõni aastat vana,
selle oli vaja panna eelnevalt 20 minutit varem sooja, et lihtsalt, et sa saaksid normaalselt sõita, sest muidu sa ei saanud sõita, noh. Aga mul ei olnud sellist asja, ma lihtsalt lähen istun sisse ja kõik lähen. Mul on küsimused otsas. Ma siin tükk aega mõelnud, et Ronaldil on endal nii hästi ette valmistatud nii-öelda see jutt, lisaks ma olen näinud neid storiesid. Aga mis sa arvad, kuskilt kinni ka hakata? Kas sul on nüüd tunnet, kuskile võiks veel mõne sellise pool-eksperiment sõidu veel teha või on kõik need asjad nüüd nagu tehtud? Jaa, mul on plaanis kavas selleks kevadeks või siis suveks, ma täpselt ei ole seda aega paika pannud, aga jah, mul mõte on, aga noh, siis läheb juba reklaamiks siin kätte ära. Aga noh, jaa, ma kindlasti tahan, mul on veel Euroopat avastamata, et tegelikult ma siin eelmise aasta lõpus ma käisin lennukiga siis küll Horvaatias ja tutvusin seal selle kohaliku olu ja eluga ja vaadates seda, et mis oli nagu väga huvitav, et seal kohaliku taksojuhiga rääkides, kes muide sõitis Boltiga või Bolti siis sõitis ja tema oli kursis kõigest, mis Eestis toimub ja mis on Eesti ja kõike seda ja ta oli nagu väga-väga huvitatud elektriautondusest ja tema ütles ka, et kui ta hakkas tal oli mingine uuem Dacia mitte elektrikas siis ja ta ütles, et kui ta valis autot, siis tal oli nagu kaalumisel elektriauto, aga siis ta lihtsalt seletas lahti, et meil siin laadjatega on nagu mingid probleeme ja niimoodi ja aga loodetavasti varsti seal ei ole neid probleeme. Okei, mul üks küsimus lõpp on jälle, sa võid öelda mitu, et siis ei süüdista keegi sind ühe eelistamises, aga kui sa praegult, võib-olla sa mõtledki auto vahetamisele, kui hakkaksid 2025 see valik, mis siin Eesti turul on, milline mudel, sulle lihtsalt nagu meeldib, kuhu sa läheksid, jätame selle vahemikku mingi selline 40,000–60 000, mis peaks olema nagu pereautoks, pikkadeks sõitudeks. Volkswagen ID buss, mis on nagu selline realistlik rahakotile enam-vähem sõbralik, siis ütleme niimoodi ja kui me ütleme, et tegelikult... See suurem akuga versioon muidugi vist kipub üle 60 küll juba, kui just ei tea head hinda. Ja ID-bussil on nagu teisi nagu selliseid, kui me hakkame nagu detailidesse minema, mille tõttu ma nagu vaataks midagi muud, aga siis me juba läheme nagu väga rahas väga palju kallimaks, et Kia EV9 maksab ju meil väga-väga palju. Aga sellepärast ongi nagu asi, mida ma olen nagu varem ka rääkinud, et vaadake kasutatud autosida. Te ei jää mitte millegist ilma, kui seal toote Saksamaalt selle või keegi toob ja teie ostate selle EV9, mis on seal võib-olla sõitnud 30–40 000, aga nemad saavad tänu kiirteedele selle distantsi vahemaa ju väga kiirelt kätte, aga aku garantiid on veel, ma ei tea, järgmised 5 aastat, millesse ilma jääd? Seal ei pea nagu midagi kartma. Jah, ma võib-olla kartma ainult seda, et kui see aku garantii on läbi ja kuidas see müüki mõjutab edasist, et siin see Nissan Leaf on selline vist üsna halb näide selles asjas. Üks asi, mida ma tahtsin öelda, et korra siit selline küsimus vist korra käis läbi, aga me väga palju ei puudutanud, et kuidas selle laadimisega, kui laadimispunkte või neid ettevõtteid siis seal on. 2 aastat tagasi, kui ma käisin talvel, siis oli tõesti niimoodi, et ma kas just tikutulega, aga ma pidin neid taga ajama, et kus nad siis ikkagi on ja niimoodi. Aga nüüd on Soomes küll selline olukord, et ma nimetan mõned ettevõtted siin Recharge, ABC latavus, K-latavus, Neste, need on siis ST1, ST1, et neid on nii palju igal pool, pluss siis need Teslad ja Ionitid ja see Helen ja seal on nagu jalaga segada neid ja Soome on väga hea näide see, kus ma arvan, et me ka Eestis, Baltikumis või Kesk- ja Ida-Euroopas varsti oleme, et üks asukoht, aga sul on ühes asukohas nagu 3 firmat järjest. Nad on nagu kas otse üksteise kõrval või siis on nagu väikene, nagu ütleme, et 50 meetrit on vahet ja siis on see teine firma seal. Et sellist olukorda, et ma nüüd jään kuskil ootama ja olen järjekorras, nagu väga raske on tekkima. Nii, mul jätkuvalt ei ole ühtegi küsimust juurde tulnud. Aga suur tänu, et sa võtsid aega. Minge siis vaadake Ronaldi Instagrami, seal kus on võib-olla rohkem numbreid, rohkem visuaali ja kuuleme järgmine nädal jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.